Siit Tähtvere spordipargi alalt kõigepealt stardist pööratakse siis sinna laululava poole, tehakse sealt tagant väikene ring ja siis tiirutatakse sealt tagasi sinna finišikoridori poole, samal ajal kui kõige pisemad siis on hetkel raja peal jõudnud siia esimese kurvi viimasesse kaarde. Orienteeruvalt ehk siis kohe pärast avatud rajast starti. Enne kui alustame siis minijooksudega. Kui meid kuuleb Andre ema Helen, Andre on 6-aastane, siis Andre ema Helen, kui ma pisemalt sealt üles leida. Aga ma usun, et keegi kaduma ei jää, et kui keegi tõesti siin kaduma ei jää, siis eks me püüame kõik ühiselt lapsed ja emad-isad kokku viia ja ma arvan, et siis see kogunespaik tõenäoliselt meil täna roheline SCB helitehnika telk saab olema. Ja kui te ei leia sealt otseselt telgi juurest kedagi, siis me oleme siin natukese künka all siin stardikoridori ääres, aga pisikesed ootavad teid ikka seal. Nii, ja aeg on juba nii kaugel, et mina liigun ära stardijoone juurde, et kohe õige pea siis lähima 3 limonaadi kollase telgi juures ja üks Spider-Mani mütsiga väike poiss ootab ka oma vanemaid seal kollase limpa telgi juures, nii et lapsevanemad, kui teil on lapsed kadunud, siis ja nüüd teeme ühele poole, teisele juba kohe, ühele poole, sest tempo peab vaikselt tõusma, peame soojaks saama. Nüüd peame ka puusad soojaks näha. Seda te oskate kindlasti. Nii. Aga nüüd kõik üheskoos õikame sinna finišisse, et nad valmis oleks meid vastu võtma. Kas me oleme valmis jooksma? Ma usun, et nüüd küll kuuldi. Kohe pannakse limonaadid valmis, diplomid valmis ja medalid valmis. Ja kohe anname teile stardipaugu. Loeme kõik 5-ni. 1, 2, 3, 4, 5. Järgmine vanuserühm on stardi saanud, see on siis 5–6-aastased, kellel tuleb nüüd siis 850 meetrit joosta sealt tagant niimoodi väikese ringiga ja siis tagasi siin.
Где нет? А где сейчас Колю встречать? Ой, Коля. Давай, Коля! А нафига велосипедист впереди? Коля, давай! Он второй. Я побегу на финал. На фине. О, Коля, молодец! No kiiremad 5–6-aastased on jõudnud juba selle tõusunuki ära võtta ja liiguvad juba sinna finiši koridori poole. 3-aastane Eke või oli vastupidi. Eke 11-aastane ja Marta 3-aastane. Ema ootab teid ja ema ootab teid registreerimistelkide juures. Lepime kokku, et siis interneti teel registreeritud telgi juures. Eke ja Marta, teie ema ootab teid siis punaste registreerimistelkide juures. Paistab küll, et see esimene rattur, kes nüüd sellel distantsil ees sõidab, jõuab kohe finišikaare alt läbi. Seal käib kõva rebimine kahe poisi vahel, kes siis selles vanuserühmas praegu seal nii-öelda esikoha eest heitlevad, aga ma tuletan meelde, et kohti ju välja ei selgitata ja auhinnad ootavad lõpus kõiki. Siia mäe peal käib ikka elav tegevus praegu, nii et jõudnud on siis suurem seltskond praegu need 5–6-aastaseid siia mäenuki peale. Siia stardikoridori valmis. Разминку идите делайте, у вас полчаса до старта осталось. Nii et umbes 10 minutit jääb siis teie stardini veel aega. Ja pärast seda, kui oleme siis 7-aastastele stardi või tillujooksude viimane start on antud samuti siis starti. Ja alles siis seejärel asume minijooksude juurde. 5 minuti pärast anname jah siis tõesti stardid ära 850 meetrisele distantsile. Aga jah, emad-isad 5, 4, 3, 2, 1. Nii ja veel. Ja kui meid kuuleb äkki Eno Seiki, siis sinu ema ootab sind rohelise SEB helitehnika telgi juures, nii et Eno Seiki. Ja mitte tõesti ei ole 10 minutit on viimase vanuserühmale, aga kohe anname siis tõesti stardi siis No nii, 10–11-aastasele. 10–11-aastased, ratas on ees valmis, olete teie valmis? 5-0-ni, 5, 4, 3, 2, 1. Tõepoolest minijooksude viimase stardini täpselt 10 minutit. Nii et kõige vanum vanuserühm ehk siis 12-aastased ja vanemad, kes tahavad 1,7 kilomeetrit joosta. Ootame teid ka juba stardikoridori. Number 1 on ees ja näha on, et nad jooksevad distantsi, et laske neil siis läbi tulla. Jah, tänane päev on juba nii tormiliselt kulgenud ja neid on täna siin nii palju olnud, et ma tõesti juba korraks ajasin isegi ajagraafiku sassi ja vaatasin, et tõesti viimane start on varsti minemas, aga üks start oli tõesti veel vahepeal. Aga see selleks. Aga kell 12.10 siis tõesti tänase päeva viimane start ja kell 12.20 asume siis juba minijooksude auhindade loosimise juurde ja need toimuvad taas seal kollase lipa telgi juures.
nii et kes siis kõik minijooksud on täna läbi jooksnud, tulge siis kella 12:20-ks sinna kollase limpa telgi juurde ja Veljo hakkab siis seal neid õnnelikke nimesid välja hõikama, kes võidavad auhindu klubi Tartu Maraton koostööpartnerite poolt. Peaauhinnaks Eisiksilt jooksukinkekaart ehk siis tuliuued jooksujalatsid. Ja kuigi tänane päev on siis eelkõige lastejooksude päev ehk siis Tillu minijooksude päev, loomulikult oli ka täna kavas ja praegust isegi distantsil on siis teatud hulk avatud raja jooksust ja keskpikendist osavõtjaid, siis põhipäev on ikkagi. Kui meid kuuleb äkki üks roosa jope ja punase mütsiga väikese tüdruku vanematest keegi, siis ta ootab teid seal batuutide juures. Nii et kui kuuleb meid äkki üks punase jope ja punase mütsiga väike tüdruk, kui tema vanemad kuulevad, siis ta ootab teid seal batuutide juures, nii et olge hea, minge palun sinna. No samal ajal vaatame, mis toimub raja peal ka. No, järgmine vanuserühm on kõik selle tagumise kurvisid küll läbi jooksnud juba. Ja peaksid olema, on jõudnud päris sinna taha Emajõe poole. Ja samal ajal jääb siis tänase viimase stardini umbes 5 minutit, pisut rohkem aega. Nii et orienteeruvalt 5 minuti pärast anname siis stardi tänasele viimasele jooksule. Nii et kõige vanem vanuserühm, 12-aastased ja vanemad. Olge hea, ootame teid nüüd juba starti. Ja teil siis täpselt sama distantsi pikkus 1,7 kilomeetrit. Ja kui te loomulikult olete lõpetanud jooksu, siis minge ka kindlasti läbi Tetli telgist. Seal saate kõik ka nendele karastavad Tetli teed, nii osalejate kui ka kaasaelajad, nii et tegelikult teed jagatakse kõigile. Vaatan, et päris suur seltskond on jõudnud juba siia selle distantsi viimase lõigu peale, mis jääb siia asfaldi poolele ja pöörab taga. Nii umbes 3 minuti pärast, 3-4 minuti pärast anname stardi teile. Ja kes on minimaratoni jooksu lõpetanud, siis ärge veel ära minge, veetke veel aega seal ja alustame siis kell 12:20 umbes juba loosiauhindade loosimisega minijooksu osavõtjate vahel ja samuti loosime välja ka avatud raja jooksjate vahel päris uhkeid auhindu, nii et kell 12:20 ootame teid kõiki sinna kollase limpa telgi juurde. Ja nüüd on viimane aeg kõigil tulla veel jooksurajale, kes veel täna joosta tahavad, sest kohe-kohe lähima 2-3 minuti pärast anname stardi minimaratoni 1,7 kilomeetrisele distantsile. Kõik, kes te veel tahate täna joosta ja osaleda siis Tartu maratoni lasteüritustel, siis tulge ruttu, sest viimane võimalus on veel osaleda. Järgmine võimalus Tartu maratoni üritustel lasteüritusel osaleda on siis juba mai lõpus. Toimus rattralli. Ja see toimub siis juba Tartu keskelinnas, nii et siis tasub juba sinna Aura veekeskuse juurde valmis tulla, aga saate tähemat informatsiooni kindlasti lugeda ka klubi Tartu Maraton kodulehelt aadressil www.tartumaraton.ee ja võite ka juba kirja panna end mini-nelikürituse arvestuses rattarallile.
aga kellel veel võib-olla jooksudest väheks on jäänud, siis homme Otepääl enne Tartu jooksumaratoni starti toimub ka siis Otepää lastejooks ja Elvas samuti kell 11:30 finišipaigas ka üks vahva lastejooks toimuma saab, nii et võite ka seal kaasa lüüa, aga kuna vaata ratas on meil siin koha peal, nii et 12-aastased ja vanemad, ma loodan, et olete jõudnud siia stardikoridori valmis, kaare alla. Olete valmis? 5 tullini. 5, 4,